21. veebruar saab olema Eesti korvpalli jaoks märgilise tähendusega õhtu, kui viimast korda jooksevad koondise dressis väljakule Eesti rekordinternatsionaalid Janar Talts, Kristjan Kangur ja Gregor Arbet. Rohkem kui 15 aasta pikkuse koondise kogemusega kolmik saab viimases mängus heidelda tõeliselt vägeva vastasega, kui Saku Suurhallis võõrustatakse Serbiat. Kui viimane punkt on koondise karjääris meestel veel panemata, siis läksime ajas kaugele tagasi ning uurisime, kas ja mida nad mäletavad oma koondise debüüdist. Kusjuures mäletan isegi, see oli Prantsusmaa vastu, nüüd ma sain teada, et see oli aasta 2002, et kaotasime, sain paar minti mängida. Miks ta mul meeles on sellepärast, et pärast seda ma käisin oma elu esimeses dopinguproovis, et 2 minutit ja 3 minutit mängisin ja tiriti sinna proovi, et sellepärast on ta mul nagu eredalt meeles. Ma võin natukene see asja ajada 2 mängu vahel, üks oli Prantsusmaaga võõrsil ja üks oli Valgevenega võõrsil. Miskipärast ma tahaks öelda, et see oli Valgevene koondise vastu, kuna minu esimene toakaaslane sellel reisil oli Aivar Kuusmaa nii-öelda, et 2 sellist ütleme siis 2 erineva generatsiooni mängijat olid ühte tuppa pandud, noor ja vana, et see on kuidagi mulle meelde jäänud, nii et ma miskipärast arvan, et see oli ikkagi Valgevene mäng Komelskis. Tean, et see vist oli Bosniaga ja viskasin võib-olla seal 2 või 4 punktiga, aga niisugused eredamad mälestust selle mängu kohta küll ei ole. Kui koondise debüüdid on meestel erineva selgusega meeles, siis ühiselt tuuakse oma eredamate momentidena välja 2015. aasta EM-finaalturniiri alagrupi mängud Riias ning eriti 2 aastat varem toimunud EM-pileti kindlustanud matš Bulgaaria vastu, pilgeni täis Saku Suurhallis. Kindlasti üldkokkuvõttes see finaalturniir, aga kõige eredam mäng on, ma olen öelnud ka, et oli see Bulgaariaga, mis see otsustav mäng oli meil, et saada sinna EM-ile. Ma olen selle peale mõelnud ka, et miskipärast ikkagi kuskil mälusopis tuleb esimese asjana ette see Bulgaaria mäng, mis oli kodus, nii nagu Janar ennist ütles ka, et see oli oluline mäng, et me saaksime EM-ile, pluss veel see kogu see muu asi, mis saalis toimus, kuidas rahvas kaasa elas, et see on kuidagi eredalt meelde jäänud. Hetk või mäng on see, kui me Bulgaariat võitsime ja sinna EM-i selle pileti lunastasime, et kodus täis saali ees see emotsioon oli vägev, aga ja kindlasti ka EM-il kogu see nii-öelda EM kokku nii heades kui halbades nii-öelda päevades, et need nii-öelda eredamad hetked on. Ma arvan, et koondises on alati olnud mõnus olla see atmosfäär, see seltskond, et selles mõttes võib öelda, et kogu see koondise karjäär on olnud eks ta on üles-alla meil käinud, ma mõtlen, et oleme igal pool läbi käinud, aga kokkuvõttes teeb ikkagi nii-öelda positiivselt meelde. Eesti korvpallikoondise abitreener ja Eesti Korvpalliliidu spordidirektor Alar Varrak on Arbeti, Kangur ja Taltsiga sama generatsiooni mees ning näinud nende arengut kõrvalt nii mängija kui hiljem ka treenerina. Kindlasti on nad arenenud ja kindlasti neid on aidanud ka igast välismaal käigud ja välistreenerid ja Eesti treenerid, et mööda loomulikku rada mängijad on arenenud, ei ole keegi neist mingi erilise suure pauguga mingid uksi lahti löönud ja et kõik ei peagi kergelt ja kohe kätte tulema, et nemad on tõestanud risti vastupidist, kus nad ju ka alguses, kui nad täiskasvanu koondisse jõudsid, olid ka ju suure kriitika all ja lõpuks kujunesid neist välja nii-öelda meie parimad mängijad selles generatsioonis. Just meie uue generatsiooni pealetungi tõttu kinnitavad 3 rekordinternatsionaali ühiselt, et nende lõpetamise pärast kurvastada ei tasuks. Mis kurbus, et siin pigem tasub olla rõõmus, et tuleb selliseid häid noori ja potentsiaalikaid noori peale, et kes kindlasti viivad selle koondise ja kogu Eesti korvpalli kindlasti veel kaugemale ja kaugemale. Tulevad järgmised tublid tegijad ja võtavad selle koha üle, nii et ma ei näe siin küll mitte mingisugust probleemi. Eesti korvpall läheb edasi.